tere teile, kuidas teil läheb? Mõtlesin, et ma tutvustan teile siis ka paberkandjal minu vabastavate lausete kogumikku inglisekeelsena. Seda saab tellida alt lingist endale ka koju. Ja need, kellel on, väga paljudel on see eestikeelsena, siis kui sa nagu kaalud, et huvitav, et ingliskeelne ka, siis tegelikult see ingliskeelne aitab sul integreerida mõndasid punkte isegi täiesti uuest tahust või vaadatuna. Et see, kuigi see on väga otsene tõlkimine, siis siiski see aitab nagu sul äratab su meeled veel sügavamale tasandile neid punkte siis vaadata, pluss see treenib sind olemaks rahvusvahelisel tasandil nii-öelda iseendana, oma lähedastega, aga ka rahvusvahelisel tasandil siis nii-öelda konstellöör ka. Et vabastavad laused inglisekeelsena siin kogumik, eks ju. Et see on üks minu unistusi olnud, et minu looming läheks rahvusvahelisele turule. Ja muidugi selleks ma ei ole seda üksinda teinud, mul on oma tiim olnud, kes on mind aidanud ja ma olen ääretult tänulik neile, et see on selline mulle ääretult niisugune oluline protsess olnud, et see on küll omas tempos kulgenud, aga just õigel ajal siis jõudnud. Nii et kindlasti telli ka endale see ja ma lisan lingi siia alla ja see on selline värskendav vaatenurk igale punktile veel omakorda lisaks. Täna ma mõtlesin, et ma teen sellise natuke teistsuguse lähenemise ja ma pean tunnistama, et mul ei ole aega kirjutada, mõni soovib neid ajatempleid iga päikesemärgi kohta, kuid seekord mul ei ole seda aega teha, nii et kui sa jõuad oma päikesemärgi kohani või vaatad sootuks oma sünnikaardi kõiki suurema mõjutusega päikesemärke, siis kirjuta endale lehele ajatemplid ajad ise seekord, sest ma tõesti ei jõua seda ise teha. Ja ma mõtlesin, et võiks seekord teha sellise natuke teistsuguse lugemise. No ma lihtsalt sain sellise kutse, see ei ole juhuslik tavaliselt, et võtame kõik päikesemärgid lahti praeguse seisuga niimoodi. Ja ma tunnen, et see on seotud ringide lõpetamisega. Ma tunnen, et see on seotud 17. veebruaril, siis läheb Hiina astroloogilise sellise maoaasta läheb, maoaasta läheb, saan juba kinnitusi, maoaasta läheb ju üle hobusaastale ja ma tunnen, et siin tuleb nagu, tahan teha sellist, et mitte mina otseselt ei anna sulle nõu ega sinu, võiks öelda, et ka teejuhid, aga võtan siit oma astrokaartsidest sellise päikesemärgi või märgi, planeedi, mis sümboliseerib päikesemärgi, mis antud päikesemärgile, näiteks ma alustan jäärast ja võtan siit kaardi hoopis teise päikesemärgiga ja see teine päikesemärk tahab midagi jääradele öelda seoses selle üleminekuga ehk mingite ringide lõpetamisega ja uue alustamisega. Okei? Vaatame seda pidi. Nii et alustame jäärast. Kes või mis tahab jäärale midagi edastada? Võib-olla tahab ka planeet. Vaatame. Aga planeet ka tegelikult ju esindab mingit päikesemärki. Nii et jäärale, mis on jäärale sõnum, kes või mis tahab jäärale sõnumit esitada ja siis teise kaardipakiga ma vaatan, mis see konkreetselt see sõnum on. Siin tuli väga paljusid inimesi, eeskätt kuu, ehk kuu on vähk vist, eks. Kuu on vähk. Intuitsioon, väga nagu teistsugune. Nii tuleb, püüab mu tähelepanu Skorpion. Jäärale tahab sõnumit edastada ka Skorpion. Olgu, vaatame siis. Vaatan, mis sõnumit tahab Skorpion öelda seoses midagi karikate kuningaga
samas see skorpion võib ise ka olla karikate kuningas, sest ta on veene element. Seoses müntide 10-ga ta tahab midagi öelda. Mida ta siis tahab sellega öelda? Pärandiga, perekonnaga, traditsioonidega, mida ta tahab siis öelda täpsemalt jääradele? Võimuvõitlus ja mõõkade 8 valikud. Oi. Ühesõnaga, jäära tahab skorpion hoiatada seoses traditsiooniga, pärandiga, pulmadega, vara jagamisega. Oi, ta tahab väga teda hoiatada, et ees on ootamas üpriski sellised võimuvõitlevad ajad, kus on mõõkade 10, mõõkade 8, mõõkade 10, ühesõnaga päris niisugused ebamugavad kaardid on. Et mõõkade 8 tuleb päris palju. Skorpion tahab hoiatada, et ole ettevaatlik oma valikutega, kas veel tegevate valikutega või ees tulevate valikutega. Sest see, kõik ei ole kuld, mis paistab väliselt, on oodata mingit võimuvõitlust seoses kas kinnisvaraga, pärandiga või mingit sellist, kuidas öelda, ta tahab hoiatada, et sa nagu justkui nagu oled tegemas midagi valet valikut, mis tundub alguses atraktiivne, kuid tegelikult seal hiljem on suured jamad, tahab öelda. Suured võimuvõitlused, suured kaosed, draamad ja kaotused. Nii et ole oma valikutes väga läbi mõeldud. Kas minu kaart tahab ka midagi öelda? Ole joondunud ja vastuta oma asjade eest. Toetus, abistamine, teenimine, koostöö, eneseareng. Käi enesearengu teekonnal. See on seotud sisemise naisega, see teema. See on mingi sisemise naisega. Võib-olla ka siis suhetes, kui sa teed varalepingu, siis võib-olla seal võiksid neid asju nagu üle vaadata, sest hiljem võib kooruda asju, mis võivad tulla väga ootamatult sulle. Nii et ettevaatus sellega. Nii, vaatame siis, kes on sõnn. Sõnnile üleminek, ringide lõpetamine, uute alustamine seoses Hiina kalendrilooma aastatega. Vaatame, kes tahab talle midagi öelda. Kes tahab talle? Ka skorpion. Olgu, segasin hoolega küll ära, aga sõnnile. Kontrollin. Jälle ma näen siin mingeid olulisi valikuid, ma näen siin ka mingit kaitset. Keegi tahab kaitsta kedagi kellegi eest. Aga ta liialt sekkub. Mingi selline asi tahab tulla läbi. Mingit naist soovitakse kaitsta kellegi eest. Aga ausalt öeldes see kaitse on isekas kaitse.
see kaitse on sõjakas kaitse ja isekas armastus. Mingi lubadus või hingeleping seoses mingi pere sellega. Keegi sekkub hingelepingutesse, kuhu ta tegelikult sekkuda ei tohiks. Ja see tuleb välja või on juba välja tulnud. Ja soovitav on ennast eemaldada, ära tunda siin ja eemaldada. Ja liikuda rahulikumate vete suunas ja läbida oma lein ja sotsialiseeruda edasi. Ja tuleb läbi ka karikate 9 ehk leida oma õnnetee, leida oma, mis hingele rõõmu teeb. Kaitsta ennast. Koostöö, et ei tasu liialt sekkuda sellega, sest see sekkumine, see päästmine nii-öelda tegelikult loob mitte kellegile kasu. Mitte keegi ei võida sellest, mitte ükski liige. See on justkui nagu kokkulepe, ma sekkun, et kaitsta, aga see kaitse on isekas kaitse. See kaitse on omakasu püüdlik või et ma aitan sõpra välja kaitse, kuid see ei tööta. See pigem ei kaitse ega midagi. Mingi selline. Kaksikutele, kes tahab kaksikutele tulla, kohe tuli ka. Tuleb kaalud. Kaalud. Mis kaalud tahad öelda? Kaksikutele seoses üleminekuga. Kaalud kaksikutele seoses üleminekuga. Vau, karikate 10. Vau. Kaalud tahad öelda seda. Tahavad öelda seda, et nad imetlevad kaksikute autentsust, autentset kommunikatsiooni, rääkida asjadest nii, nagu need on. Nad basically share'ivad, peavad võidukaks, soovivad edu, soovivad hingelist, emotsionaalset rõõmu, küllust. Nad elavad kaasa, nad mõtlevad kaasa, nad näevad potentsiaali, nad näevad, ühesõnaga nad väga imetlevad ja ülistavad ja on inspireeritud. Ja hästi nad imetlevad just seda, kuidas kaksikut suhtleb mingist on oma valu muutnud oma väeks ja mil moel ja kuidas ta seda jagab, inspireerib teda, et ta on leidnud tasakaalu nii maise kui ka ebamaise vahel. Ta väga-väga imetleb seda ja. Ja see, et kuidas ta läheb edasi, see on ka, mis on kodu. Kuidas ta on võimuvõitlustest nagu vilistanud sellele ja liikunud oma rada pidi ja loonud oma elu, seda ta imetleb kõike. Ja seda, et kuidas kaksikud on leinaprotsessi läbinud
erinevat teid pidi ja muutnud oma valu oma väeks, et seda nad imetlevad. Ja leiavad, et see inspireerib väga paljusid. Nii, kaksikud vähk. Kes tahab vähkidele midagi öelda? Kes tahab vähkidele midagi öelda? Vähkidel tuleb teine maja. Teine maja on siis sõnn tegelikult, jah, sõnni esindus. No vaatame, mis sõnn tahab siis öelda vähkidele. Sa oled ülekoormatud. Ülekoormatud tööga. Ai, kui tulevad läbi sellised müntide 10, karikate 10 ja nii edasi. Sa oled koormatud tööga ja sul on mingi lein pooleli, tegelikult see lein koormab sind. Sind koormab ka keegi müntide kuninganna, kas siis töö juures või suhete vallas või midagi. Koduga seoses. Tuleb ärritus, nina tahab aevastada. Et see võib sulle ärritaval. See võib sulle mingi ärritust tekitada. Sa otsid töö juures uusi võimalusi, uusi algusi, kus nagu oma trumpässad, oma tugevused töösse panna, et sa teed valikuid sellega seoses. Aga tegelikult sa ei näe, et sinu selja taga või sinu kõrval on mingi pakkumine. Universum tahab sulle nagu pakkuda mingit täiesti veel kolmandat asja. Mis see kolmas asi võiks olla või mingi vihje selles osas. Siin tuleb suhtlus on sinu trumpäss. Nii, suhtlus tähendab siin armastuse vallas keegi tahab midagi või keegi või miski tahab sulle pakkuda. See on päris hea pakkumine, universum näitab, et ta tuleb. See on täiesti vastas suunas, kuhu sa vaatad või kuhu sa uurid. Läbi suhtluse võib see juhtuda. Sul on vaja kaitsta enda piire, tahab see aspekt öelda miski või keegi. Ja läbi suhtluse enda kehtestamise. Mulle näitavad teejuhid, et tahab, et see teine ootamatu universumi poolt pakkumine tahab sind hoida armastavas armastusega paindlikult loodud piiride sees. Et sa ei kordaks vanu mustreid. Et see on nagu karikate 10 variant, kus sa tunned nagu fulfillmentit, aga sa ei vaata sinna suunda, sa ei kõhkled, kakled, sa ei võta seda vastu, nagu praegu näitab, aga sa võid seda muuta. Võib-olla sa tead, millest ma räägin. Nii, vaatame siis vähk. Nüüd on lõvi, eks ju, lõvi. Lõvile tahab lõvi öelda. Okei, vaatame siis. Vaatame, kas keegi teine veel. Mõõkada seega. Lõvi ja sõnn on siin koos. Mõõkade äss, karikate äss, ühesõnaga uued algused on lõvil täiega. Tundub, et ta keskendub iseendale hetkel väga palju ja kodule, puhkusele ja kodule. Sest mingi suhtlus on siin olnud selline sõjakas. Oi, kõik 4 ässalist on läbi tulnud. Vaata, tuli ka lõvilt lõvile ehk iseendalt iseendale. Ja minu jaoks on need kõik ässalised karikate, müntide, sauade ja mõõkade äss. See on nagu uus algus millekski ja see on ka osu koondamine iseendasse või iseendale. Mulle tundub, et siin lõvidel on hästi endasse vaatamine, see on hea ka.
et ka tööl läheb hästi ja armastuses läheb hästi, kui sa niimoodi keskendud. Nii et see on hea töö, õige suund, nii et lõvi, kes siis ja siis tuleb ju neitsi, eks ju, neitsi. Näitab, et neitsid on vanas karmas kinni South Node'is ja neile tahad tulla 5. maja, ehk siis lõvid tahad midagi öelda. No vaatame, mis lõvid tahad neitsidele öelda. Lõvid tahad neitsidele öelda, et suunduge laste õpetamisse, laste kasvatamisse, suunake oma küllus sinna, oma armastushool ainult lastele, et siin nagu laste suunas praegu on vaja see üleminek. Lein on siin. Lein suhte vallas. Neitsidel võib olla siin päris selline, et keegi on lahkunud. Siis tuleb läbi, et feminiin on kurb, sest keegi maskuliin on lahkunud. Maskuliin on lahkunud mingi töö suunas või oso mingi mõõkade, hoopis teise müntidest läheb mõõkade suunas. Aga mulle siin näitab, et mõõkade kuningannal on tasakaal selles osas, et kui müntide kuningannal on nagu raha töö, siis siin kaartidel väga tuleb esile, et mõõkade kuningann, ma ei ole seda varem märganud, aga mõõkade kuningannal on nii tuli, maa kui ka õhk. Et tal on nagu mitu seda tugevuse omadust, et see müntide oma on justkui nagu ühemõõtmeline, et ainult töö ja raha. Aga siin näitab, et ja ta on ise õnnetu selle pärast. Tal on selja taga lahendamata lein. Sellepärast on lahkutud ka, sest see on koormav mitte ainult sellele neitsile, vaid ka teisele inimesele. Ma ei taha nüüd halvasti öelda, aga lihtsalt, et see tähendab seda, et on vaja see lein lahendada. Ja millegi pärast tuleb väga suur rõhk on pandud, et lastele 3-4 last on siin, kes vajavad hoolt, tähelepanu, armastust, suhtlust. Nad vajavad maksimaalselt värvi, rõõmu, ühtehoidmist, õrnust, tähelepanu, kuulamist, et võtta see, tulla egost või oma leinast ära ja tulla hästi kohale hetkel siin ja praegu, et meie lastel on väga palju meile õpetada, tahavad tulevad kaardid. Neitsidele, oota, mis järgmine on siis? Kaalud, et see on nagu üleminek, kuidas see aitab ka siin leinast välja tulla rohkem. Kaalud. Kes tahab kaaludele öelda midagi? Ma näen siin seda. Ai, kui huvitav. Kaalud tahtsid öelda kaksikutele, aga kaksikud tahavad kaaludele. Ja seoses unistustega, oi kui armas see, mulle meeldivad sellised sünkroonsused. Seoses unistustega ja võimuvõitlusega ja edasiliikumisega raha vallas, mida kaksikud tahavad siis kaaludele veel öelda? Tähistake väiksemaid ja suuremaid võite. Siin tundub hingeside olevat. Selline, me oleme teineteisega ausad, me toetame teineteist. See on platooniline. Me oleme teineteisega otsekohesed ausad ja me tahame, et teineteisel läheks hästi. Me rõõmustame väikeste ja suuremate võitude üle üksteise suhtes, kuid see on platooniline. Mõlemapoolselt on see kokku lepitud ja mõlemapoolselt teadvustatakse ka, et on platooniline. Et siin ei ole nagu ka arusaamatusi. Platooniline ja
siin näitab, et platooniline, aga neil on ühine selline, kuidas öelda, nende vibratsioon on sarnane. Nad räägivad ja mõistavad teineteist nii hästi sellepärast, et neil on sarnane mentaliteet, eluväärtused, mõistmised, suhtlusstiil, eesmärgid, no ühesõnaga nende eluvibratsioon on sarnane. Aga ühtlasi need on nagu täiendavad, rikastavad teineteist võib-olla oma kogemuste poolest. Nad on mõlemad võib-olla eesmärgikindlad ja neile meeldib manifesteerida ja oma töös meisterlikkus saavutada. Kuid siin tulebki see, et ärge laske oma meisterlikkust, kuigi te olete meister oma valdkonnas, seadke väga korralikke piire. Kaksikud tahavad öelda kaaludele, et piiride seadmine on väga tähtis, et ei ole liiga heatahtlik töötegija ilma mingi tasakaaluta, vaid et sul on vaja seada piire, sest hiljem muidu on puudus, et kui sa pead nagu enda piire kehtestama, et enne raha, siis kaup või kuidas see käib, et ühesõnaga sa pead kindlustama, et sinu meisterlikkust ei kasutata ära, sinu heatahtlikkust ei kasutata ära, sinu panust ja pühendust ei kasutata ära, et sa lood väga suurt väärtust läbi oma sisemise ressursi ja väga tähtis on, et sa seal piire peaksid, kehtestaksid ennast, et see ei ole isekas, see ei ole ülbe, see ei ole imelik ega paha või vale, vaid see on ennast väärtustav, tahad kaksikud öelda. Siis kaaludele. Nüüd tuleb Skorpion. Kes tahab Skorpionile midagi öelda? Ja see võib olla nii surnud inimene, hing, võib olla elus, see võib olla planeet ja kõik, eks ju. Kaljukits tahab nüüd öelda siis Skorpionile valikud, kaitse, töösuhtes, hästi hooliv tuleb, just tööga suhtes, et tee oma valikuid hästi hoolega, aga ta kuidagi vihjeb ka, et ma näen, et sa oled teinud nii töös kui suhetes nii häid kui halbu valikuid. Sul on vaja ennast armastada ja teha sellest paremaid valikuid. Et sa kuidagi oled nagu ühest äärmusest teise, nii oma töödes kui ka oma suhetes. Et Kaljukits tahab öelda, kehtestada, väga hooliv tuleb siit läbi, ma isegi ütleks. Et sul on vaja teha oma valikuid sellist läbi oma enese väärtuse tunde ja tõepoolest kehtestada, mis on, mis ei ole. Ole joondunud, muidu sa koormad ennast liiga palju ebavajalikuga. Astu oma väesse, täida oma tassi ja käi seda rada, mis sind teeb tõeliselt õnnelikuks. Ära nii väga nagu ajagi, las ma vaatan. Okei, mis see tähendab? Näitab müntide kuus ja sauade äss. Mingi lein on pooleli. Lein on pooleli, ütleb, et täida oma tassi, ära oota, et keegi sulle midagi annab või väärtusta oma seksuaalenergiat ja ära loo suhteid,
see koormab sind, kui sa lood selliseid kauplevaid suhteid, on see siis tööl või lähisuhetes. Vaid ta ütleb, et selliseid kaassõltuvussuhteid kauplevaid, eks ju, et sul on vaja astuda oma väesse ja väärtustada oma elujõudu, oma eluenergiat, seda väärtustada ja siis tulevad sul ka sellised nagu külluspakkuvad võimalused. Et sa justkui nagu kaupled, käsi peseb kätt kinda, see nagu ei see koormab sind, ütleb. See koormab sind, sul on vaja tulla oma väesse ja ise olla sõltumatu, iseseisev, mitte nagu liiga sõltuv, mingi niuke teema, sest see koormab sind. See on teised inimesed justkui kas sina või siis teised inimesed siis, kuidas öelda, üks osapool tahab nagu rohkem võtta kui anda või jagada. Ma ei oskagi öelda, see nagu kaassõltuvussuhe, sellest on nagu vaja välja tulla, tahab öelda kaljukits Skorpionile. Nii, kes siis peale Skorpionit oligi? Ambur või? Ambur, kes tahab Amburile tulla ütlema? Amburile tahab üldsegi tulla veevalaja või siis veevalaja ajastu. Veevalaja tahab Amburitele öelda midagi. Säästmise kohta. Et liigu rahulikemate vete suunas, suhtle kehtesta, aga ära üle ennast koorma. Veevalaja on selline armastav, amburitega armastav, selline nostalgiline, ma hoolitsen sinu eest, ma tahan, et sul on hästi, sul on vaja natukene ennast tasakaalustada, kehtesta ennast, aga tule natukene eemale, puhka. Praegu on palju muutusi ja valikuid, leia oma kese, toida oma akusid võimuvõitluse asemel. Oled mingisse mängu kisutud, vahepeal lase sellest lahti, eemaldu. Astu oma väesse. Ambur, detsember. Kaljukits, kes tahab kaljukitsele midagi öelda? Kaljukits on tervenemise protsessis, seal on vastanduvaid energiaid. Kaljukits on oma vanas karmas nagu Neitsigi. Neitsi ja kaljukits on oi, Neitsi tahabki midagi öelda kaljukitsele. Mul on halb olla. Mul on väga halb olla. Siin on mingi seos, nad on mõlemad vanas karmas, vaatame, mis tal öelda on. Keegi on kedagi reetnud. Noaga selga löönud, sest ta on vana leinas. Siin on selline dünaamika, keegi on kedagi reetnud, sest tal on endal
eelmise elu vana leinakoorem. Ta on seda mustrit automaatselt korranud, kuigi isegi ei ole enam põhjust. Ta on loonud uue karmaringi kahjuks läbi selle. Ja kuigi tal oli uus võimalus alustada uuel lehelt, siis üks osapool on reetnud, olnud nagu salajane, mõõk on selja taga. Feminin, maskulin reetmine on siin. Et siin näitab, et aga teine osapool on liikunud edasi enesearmastuse loosse. Maskuliin, kelles on rohkem maskuliini, on jäänud leina kinni, vanasse mustrisse kinni ja loonud uuel ringi. Ta on ise kurb selle üle, aga ta on automaatselt seda kahjuks teinud. Ja selles elus ta on nagu kordusmustri peal olnud. Ja see on eneseväärtuse õppetund. Uued võimalused, valikud, aga mina soovitan selle vana leina ära lahendada. Sellised süüdis, Karpmani, Kapreski see draama kolmnurk on siin. Väga raske muster on, nagu raske on olla ja see on tegelikult vastutuse nagu võtmise küsimus. Et ollakse justkui sellises nagu primitiivses energias, süüdistavas energias, isegi lapsikus või ebaküpses toksilises energias. Ja ollakse nagu ohvri energias, et mina olen veel süüdi, kuigi tegelikult on ja siin on mingi selline dünaamika. Et mõlemad on justkui nagu reetnud selles elus. Aga mõlema eesmärk on minna, väljuda sellest eelmise elu mustrist, mis tegelikult on traumabond nii-öelda. Et siin on nagu traumabond nagu oleks nagu ema, isa, ema mingi dünaamika veel lahti laskmata. Et hinge tasandil on tuldud seda lahendama, aga tegelikult on see nagu natukene nagu tundub reetmine, nagu hinge reetmine, kuid tegelikult on see mõeldud selleks, et sa tuled iseenda sisse ja leiaksid enda eneseväärtuse. See on jälle, ma näen siin ka kaassõltuvusest nagu vabanemine, aga sellisel valusse kukkumise moel. Ja karikate 4. Ja nagu uued võimalused tulevad siis, kui sa uute inimestena ja uuel tasandil, siis kui sa oled vana valu ära vabastanud. See on nii neitsidel kui ka oli kaljukitsedel, eks ju. Just mõlemal. Veevalajale, kes tahab veevalajale midagi öelda? Jäär tahab öelda. Jäär tahab öelda, esimene maja. Jäär tahab öelda ja siit tuleb midagi ka. Uus algus. Töös, trumpäss. Kuula, jääradele on soovitav endale mitte omapäraselt võib-olla kuulata rohkem oma sisetunnet, mitte instinkte, vaid intuitsiooni ehk naisenergiat rohkem. See tasakaalustab sinu mees- ja naisenergiate tasakaalu. Ma näen siin väga ilusat teineteise suunas vaatavat duot, feminin, maskulin. Keegi ei ole teineteisest ära pööratud, vaid vaatavad teineteise suunda. Maskulin ehk ma leian, et jäär, tavaliselt jäärad on see mees või naine, väga maskuliinses energias tavaliselt. Ja seepärast ma ütlengi, et instinktiivsed impulsiivsused tasakaalustada oma intuitsiooniga.
ja tegelikult kuigi mõõkade kuninganna või feminiin on ka selline instintiivne ja no, otsekohene ja selline, aga tal on, siin ma näen, et ta räägib läbi intuitsiooni, läbi oma väe, läbi kaastunde ja ma näen, et maskuliin on ulatanud sellele käe, et tal on vaja, see inspireerib teda, ta on, aga ma näen ta selja taga nagu sõjakirvest. Et mis see tähendab siin? Ta on ärev, tal on hirmud ja ma näen, et tal on hirm, jääredel on hirm feminiin energia ees. Kas siis teda on eelmises elus reedetud, et ta on nii nagu ärevil sellega seoses? Ongi mõõkade 3, ta on väga palju haiget saanud feminiini osas. Ja feminiini all ma ei mõtle ainult paari suhteid, ma mõtlen ka selliseid, kes on kas vanaema või ema või ja ta on saanud haiget kellegi sauade kuninganna ehk kellegi sarnase teema, tuleelemendi, sarnase elemendi. Aga see on aspekt tema enda sees. See on aspekt tema enda sees ja ta võitleb tegelikult iseendaga. Ja see mõõkade kuninganna ongi talle, kes on tegelikult päris dünaamiline mõõkade kuninganna, ta ei ole külm, tal on kõik tasakaal, kõik elemendid on tasakaalus, pigem võiks öelda, et ta on isegi natukene nagu maag, kes alkeemiliselt väljendab ennast, et luua tasakaalu. Ta ei ole nagu sõjakas ja ta näitab, peegeldab talle seda, et tal on olnud keegi, kes on sarnane tuleelemendis, aga feminiin ja on talle nagu haiget teinud südamele. Et nii palju haiget teinud, et see on talle ärevust tekitanud, unetust tekitanud ja nii edasi ja sellepärast ta käib ringi sõjakirves selja taga igaks juhuks. Kuid ma näen, et ta on humbled by see mõõkade kuninganna, kes ennast väljendab. Kes ennast väljendab oma tundeid, mõtteid, neid tasakaalupunktist. Ta näeb teda kui trumpe, et ta teeb mingi töövald, ta teeb oma tööd midagi sellega seoses. Kas kõneleb, kas laulab, kas on mingi kirjanik, kirjutaja, ajakirjanik või ühesõnaga laulab või midagi häälega, midagi kätte, väljendusega, midagi eneseväljendusega. Nii see, ühesõnaga jäär peab ennast kehtestama sellise feminiini ees, kes on talle tuleelemendi, feminiin on talle väga palju haiget teinud, mis on loonud talle lausa sümptomi, mis teda saadab, et see sümptom ongi see, et ta on ärev, ta on nii palju hingele haiget saanud, et ta on ärev ja ta käib sõjakirves selja taga, energeetiliselt sõjakirves selja taga ringi, et kui keegi veel teeb nii, et siis nagu impulsiivselt, aga see mõõkade kuninganna, kes on tasakaalupunktis kõikide elementide eestvedaja ja kandja, see ongi tema trumpes, seletab talle, siis ta nagu natukene vaatab kaastundlikuna ja ulatab oma käe, et tekib nagu mingi usaldus, et kõik ei olegi nii, et natukene sulatab tema kinnistunud vaatenurka. Aga mõõkade kuninganna tahab talle öelda ka seda, et ma näen, et siin on jääri ja veevalajale, mõlemale läheb see teema. Mõlemale tuleb see teema. See on väga suur ja sünkroonis. Tahab talle öelda seda, et see on tema aspekt, enda aspekt, lahendamata aspekt, vastuvõetama, integreerimata aspekt. Ja kui ta selle nagu integreerib, kehtestab ennast, mõistab, kus see tuleb, siis ta ei näe tonti igal pool, vaid ta saab aru, et see juhtus selles sündmuses või selles keris sealt. Et ma kannan seda praegu oma hinges ja projitseerin seda teistele. Et mul on vaja tasakaalustada endas mees- ja naisenergiat. Aitäh. Nii, kalad. Kes tahab kaladele midagi öelda?
kaladele tahab öelda Neitsi midagi. Neitsi tahab midagi öelda. Jälle mul on nii halb olla. Kurk kipitab. Raskus on. Ei ole mingit, see tähendab seda, et eelmise elu mustrid on. Siin on ka olnud selline asi, et keegi on ennast kehtestanud ja liikunud rahulikemate vette suunas, et üles ehitada oma trump-ässa baasilt, valu baasilt midagi. Ja see on midagi eneseväljendusega seoses. Siin on ka valusad kogemused. Mis on neitsid tahad öelda? Siin on ka mingi reetmise mustrid. Kaitse, karikate 2. On olnud soojad tunded, hingesugulus, aga siin on ka reetmist olnud ja siin on liigutud edasi. Neitsi ja kalad, jah. On mingi puudus. Siin on projitseeritud keegi on projitseerinud laps-vanem dünaamikat teine teisele, kuigi mõlemad on täiskasvanud. Ja see on loonud tüli, puudust, sest on alguses antud ja siis on aru saadud kaassõltuvus tõmmatud vaip alt ära. Selle eesmärk on alati see, et ma astun nüüd oma väesse. Ma treenin ennast sõltumatuks. Ma ei ole enam kaassõltuv. Ma olen küps täiskasvanu ja ma hoolitsen kõikide oma aspektide eest, et keegi enam mulle niimoodi teha ei saa. Ma ei süüdista mitte kedagi ega midagi, vaid võtan vastutuse enda tervise, olemise, oma tegude eest. Siin on lahendamata leinaprotsess. Siin ma näen mitte eelmistes eludes, vaid siin ma näen pigem lapsepõlvest. On projitseeritud ühte oma vanemat ootustega, et see vanem võib-olla ei täitnud kõiki vajadusi ja nüüd on oodatud, et sina nüüd täida kõik need vajadused. Ja on selles pettutud. Vaja on luua uuesti uuel tasandilt juba teadlikumana ja oma tõelise olemusena, küpse täiskasvanuna ja pöörata oma valu väeks alati. Et see on kõige targem. Ja liikuda edasi sellest motivatsioonipunktist. Tahab veel üks kaart tulla. Ja teha koostööd, sellegi poolest teha koostööd teistega. Mitte nii, et mul oli nüüd halb kogemus koostöö mõttes ja ma enam ei taha üldse kunagi koostööd teha. Ei, seda ära tee. Sellepärast, et uued algused sul tulevad ja tööasjus sul läheb väga hästi, kui sa oled motiveeritud ja liigud edasi aktiivselt ja ei karda uuesti koostööd teha. Sul on soovitus koostöökaart väga. Kas siis koostöö neitsidega või siis hoopis kellegi teisega, aga tee seda. Valust hoolimata, sul on tegelikult ees ootamas väga külluslikud ajad. Näitab ka seda, et tee koostööd, aga ära kaota oma iseseisvust sõltumatust, et sea piire. Ole iseenda nii-öelda ettevõtja või kuidas öelda, et sea piire, et ole rohkem in charge, usalda ka kontrolli ja sellised teemad. Nii et ja et ole oma autentsuses, väljenda ja sea piire ja kehtesta ja delegeeri. Veel ma tahan öelda sulle seda, et praegusel ajal on sellised nagu hektilised ajad, nagu ka siit kaartidest tuleb ülemineku aeg, ikkagi endiselt läheb ka selliselt sinka-vonkalt, aga sinka-vonkalt ja need arvad on ka, nagu me teame, ühismeedias juba kõigil on elektriarved nii suured ja isegi ka rikkad nutavad selle üle ja siis ma mõtlesingi, et kuidas niimoodi nagu elus manööverdada, et ühtki arve ega mingi muutus või mingi vaiba alt ära tõmbamine või valupunkt või mingi suhtluskonflikt ei tõmbaks sind oma elurajalt
eemale või ära või et see tagasilangus ei oleks niivõrd aeglane ja drastiline, siis selleks aitab suurepäraselt eeltöö niimoodi Reiki kursus. Reiki e-kursus, isegi ei pea kohale tulema, saad omast tempos, omas rütmis, omal viisil, omas kohas seda vaadata, kogeda, praktiseerida. Selleks ma olen loonud suurepärase võimaluse ja ainult selle kuu lõpuni, veebruari lõpuni tegelikult on minu Reiki kursus soodukaga 280 €, hiljem on 333 €. Saad seda aasta jooksul üle vaadata, praktiseerida ja see aitab sul luua sellise nagu joondumise baasi läbi erinevate virvarride, mida praegu tegelikult elu veevala ja ajastu nii-öelda algusega lainetena meile toob. See aitab sul luua sellise baasi, kindla baasi. Ja küsi mult seda ja ma saadan sulle privaatsed lingid, et sa saad neid siis edasi kaeda ja ennast hoida, ennast ja oma lähedasi, sest kui sa saad selle ise selle meistriks, siis Reiki meistriks, siis see mõjutab alati ka sinu lähikonda, sinu keskkonda ja see on imeline. Veel ma teen sellist nagu oraklikaartide e-lühikursuse, oraklikaardid kui teraapia, mis aitab sul samamoodi tulla iseenda keskmesse rohkem, luua iseendale selline fookus ja ruum igapäevases võtmes, kas iseendale või siis teenusena, lisateenusena seda ka edasi jagada, mida mina olen teinud 2 kuni 3 aastat väga edukalt, pea iga päev, eks ju. Nii et ka sul on see võimalus nüüd minult kui oraaklilt, kanaldajalt ja kaartide lugejalt see nipid-trikid samamoodi inspireeruda sellest, võib-olla täiendada juba oma teadmisi. See sobib nii algajatele kui ka edasijõudnutele, samamoodi mu Reiki kursus sobib nii algajatele kui edasijõudnutele. Ja ärge unustage minu imelist inglisekeelset vabastavate lausete kogumikku. Lingi panen siia alla. Aitäh sulle, nägemist!